enne kui me lähme selle video juurde, siis eelmise video eesmärk oli meil saada 100 laiki täis ja me saime selle täis, nii et mega suur aitäh kõigile, kes sellesse panustasid. Ja ärge ka kindlasti siis sellele videole unustage panna like'i ja subscribe'i ja ka seda bell notification'it, et teile tuleks teated. Me oleme nii tänulikud sellest, kui ükskõik kes mida kirjutab, like'ib ja me mõtlesime, et paneme uue väikse eesmärgi ka on ju, kuna me ikkagi tahame selle kanaliga siin ka kasvada ja me tahame teile näidata kõike vahvat, mida me teeme ja meil on nii palju kodu update'e kogu aeg tulemas, siis selleks, et see hoiaks meid motiveerituna, teeme 150 laiki. We can do it, on ju? Nii et like, subs ja lähme video juurde. No nii, me tulime õue, mina olen ratta seljas, Ken jookseb ja kuigi juba selle nädala vlog läks välja, siis siin pühapäeva õhtu lõpetame veel ühe mõnusa värske õhu spordiga. Ehk siis vaatame, kruiisime ringi siin kodukandis. No tere, Tali, oi mul kaamera vist veist must, aga meie siis täna on teisipäev, 13 juuli ja esmaspäev ja olime kodus ja siis helistas lambist Sille, et nende uus diivan jõudis ja kuna meil jäi siis see jutt, et isa ja Sille tellivad endale uue diivani ja meie saame vana diivanile, siis ostame neilt ära, ehk siis sellega pidi veel mitu nädalat aega minema, aga nende diivan jõudis varem ja siin me oleme. Võtsime kohe oma kodinad ja tuleme nüüd oma diivani järele. Oi, see on tõesti must. Üks hetk. Ja siin meie tiivakene meid nüüd ootab. Diivanikene, selle meie võtame siit kaasa. Ja nende diivan on selline, väga uhke diivan. Väga mõnus. Oi, kuidas mulle meeldib see lai osa siin lihtsalt. Ja tegelikult on teine osa, aga täitsa lai nagu väga mõnsa, aga no ikka väga suur. Meie poleks ükski midagi teha. Ja meie saame... No jah. Ja meie saame selle endale. See on väga mõnus diivan, jah. Ma arvan, see on ikka siuke ülimõnsa. Võtame selle äkki. Selle? Võtame selle, jah? Mõnus või? Väga mõnus. See on ikka väga ilus ka, jah. Aga noh, väga suur. On suurem. On. Mis seal toimub? No nii, väike update. Meil on kodus diivan. Oi, juba jäi tuttu või? Äiu tuli. Nuugutasid mulle jah. Juba hakkas tatti jooksma. Ühesõnaga, meil on nüüd siin jah, diivan. See vaja võits natukene puhastada mõnest kohast. Aga selline ta meil on suur ja hele. Siis tõstsime laua nüüd niipidi. Okei, vabandust, see on väga mess. Aga... Ma ei proovin siitpoolt ka. Okei. Köök hakkab ka vaikselt võtma päris vormi. Oi, ma olen siin. Ühesõnaga. Siin on vaja veel natukene panna see vitriinkapp on juba peaaegu püsti. Siia tuleb ette klaas ja ühesõnaga natuke pudi veel. Siia tuleb paari pukikesed osta alla. Ja vaikselt võtab homme. Kas saab homme valma või? Homme peab saama. Peab saama, on jah? Ei ole variantina. Ainult need sandtehniku ja elektritööd. Jah, need on vaja meil eraldi teha. Sest praegu see on siin veel catastrophe, aga pole hullu. Ja sinna läheb siis Tibi üks hetk. Kus Tibi on? Seal. Ühesõnaga, niimoodi, nii pidime ilmselt selle laua siia hoopis panema. Ja niimoodi see värk enam vähem. Minu järgi saab aru, kui suur diivan see on. Ja, see on suur. Näed, see on isegi natuke liiga suur, mina tegelikult arvan. Ei ole. Aga Ken ei taha muga üldse nõustama veid suum sees ka. Aga minule tundub, et see... 10 minti oleks lühem, siis oleks nagu... Ei no 30 maha oleks sidekas. Ei, see oli ka lühika. Et veits on siuke lahmakas, aga samas see diivan nagu sobib idee poolest meile nagu siia hästi ilusti. Hästi suure pere diivan. Suure pere, no tuleb vorpima hakata või? Okei. Ühesõnaga, jah, see nüüd on. Hei hopsti, meil on teisipäev. Nagu näha, ma tulin just 24/7 fitnessist välja, sellest Peetri omast siin. Tulin täna hommikul juba koos Keniga siis Tallinnasse. Läksin kohe isa juurde, ma jõudsin juba realt mingi 6:50 sinna. Tuleb tunnistada, et tegin veel väikse uinaku, viskasin diivanile pikali ja nii hea uni tuli. Nii et ma veel natukene seal magasin. Aga siis mingi hetk igal juhul täna meil on siuke filmimise päev. Tegime isa koos mingid videosid, mingid retseptivideokesi FitLapile siis. Et siuke filmimispäev ja nüüd siis lõuna ajal tulime siia samma
24/7 fitnessis trenni, me ei ole üliammu käinud koos trennis või noh, ma ei teaks üliammu, aga no ikkagi päris pikalt, et ülimõnus oli teha kuidagi koos trenni ja mulle meeldib vahepeal siuke keskkonnavahetus on ka hea, ehk siis siuke uus jõusaal, täiesti ma ei olnud siin kunagi varem käinud ja tegime siis fitness challenge'i pronksi tasemel siis võistlust nii-öelda paarisvõistlusena koos läbi. See oli päris raske, sest ma ei ole nüüd enam fitness challenge'it väga üldse treeninud ja ma nüüd ju see kevadhooaeg siin ei võistelnud ka. Aga igal juhul oli ülimõnus ja siuke hea tunde saab alati nagu kuidagi koos kellegiga trenni tehes. Nii et väga mõnus, ilm on mega ilus ja nüüd me jalutame siis siin vaikselt tagasi. Näed, hei papa, lehvita minu vlogile, ütle hei vlog! Igal juhul ja nüüd me jalutame tagasi ja siis läheb mul filmimine edasi. Nii et uued retseptikesed ka FitLapi on tulemas. No nii, nagu ma mainisin, siis täna oli filmimispäev ja see on minu jääk. Mul oleks täiesti meelest, igal juhul ma tegin ühte lõhepastat siin ja siis lavashi rulle ja siis seal on läätse supp ka. Sul on see supp, näed, see supp on siin ja oih, kust läks tilli hunnik peale, ussarraks. Ühesõnaga, nii et till peale ja nii ta on. Sellised on meie tänased roakesed siin. Juba sööme. Nii ja siis meile saadeti siin siukseid maiuseid, marjarulle, siis kes tahaks meiega siin koostööd teha. Nii et maitseme need üle, vaatame. Koostiselt tegelikult väga head, puhtad ainult. Ongi need õun, vaarikas ja kõik. Ja jah, nii et siuksed marjarullid hästi tegelikult puhtad. Vaatame, maitseme üle ja siis vaatame, kas võib-olla on siis uus koostööpartnerikke. Ja ma ei tea, miks see nuga siin lauale. Miks sul on mingisugune jahinuga laua peal, isa? Selleks, et lõigata... Lavashi või? Lõigata õuest seda hästi kõva matti. Okei. Matti lõikama, selge. No nii, sain teleka seina lõpuks. Pain just käima ka. Ja nüüd tuleb kõige olulisem osa. Siin juba viskab midagi, aga võt. Oh my god, kui mõnus. Oh my god. Tuleb. Hot girl. Issand, kui imelik käelimine on. Käes. Hakkame seadistama. Meil sai siis köök täna peaaegu valmis. Oi, siin on see vitriin, kapikene, no siia on vaja alles no mis sa paned sinna? Ühesõnaga, sinna on vaja hakata, vaata kui rahul. Aga ilus. Siia on vaja hakata siis ilusaid klaase ja mingid pudelid paneme just. Ja siin käib selline korralik lahti pakkimine hetkel. See kass jäi vist just tühjaks, jääb see läbi ära või jah? Klaas läks ka selles maas kätki. Tegeleks 3 tükki. Klaas ju tass isegi, jah. Ühesõnaga, selle võib siit. Oi! Mis ta vaatad? Nii kuri oled. Ühesõnaga, ei läinud ja midagi katki kõik hästi. Ja siia juba topime kõik kuivained on, siin on nõud, siia tulevad ka nõud. Ühesõnaga, nii et väga põnev ja televiisor. Vaatame jalkat juba. Okei, vaatame sinna tegelikult õige suurus. Nii et selline ta meil on mõnus siuke aar või noh, suur, meile ideaalne. Ja siin me siis toimetame. Nii äge. Chillin siin diivanil ja mõtlen, et wow, on ikka ilus köök. Okei, siin on veel pesumasinal, ei ole seda peal, aga see tuleb ka ja väga lahe. Ma natuke mõtlen, et võib-olla oleks pidanud võtma veidi soojama selle LED-valguse, aga pole hullu. Tegelikult on ilus see, aga see isegi siin
video peal näeb nagu kuidagi veel sinisem välja, tegelikult see on nagu siuke neutraalne. Aga väga lahe ja sobib kokku ka nagu ülejäänud selle stiili ja mööbliga ja... Heippa, täna on kolmapäev ja ma olen tulnud hoovikeskusesse trenni. Kui te mäletate, siis ma käisin veebruaris, siin toimus üks üritus, ma näitasin üks uus keskus on siin Kose lähedal ja siis toimus üks üritusekene siin ja nüüd, kuna ma elan siin nüüd lähemal on ju, siis ma mõtlesin, et ma äkki hakkan siin trennis käima või vahepeal käin ja nüüd ma tulin siis siia esimest korda siis peale seda, kui ma tookord veebruaris siin käisin ja vaatame, ma ei tea täpselt, kuidas see pileti ostmine isegi ausalt öeldes käib, siin oli kirjas, et mingi iseteeninduskassa on, nii et ma panen kohe tossud jalga ja siis ma lähen otsin üles selle iseteeninduskassa, et oma korra hästi ka maksta ka, igal juhul väga mõnus, tunnen kuidagi peale eilset trenni on täiega siuke trenni tuhin kuidagi tagasi, nii et let's go! Sain ilusti oma piletikese ostetud. Kuigi siin tulnud paar asja juurde, minu seda Sky ergomeetrit siin isegi ei olnud. Ja seda nurka. Pagan või ma ei mäleta minu arust öelnud. Igal juhul nii, et sellises kohas hakkan mina siis siin täna trenni tegema. Ma veel täpselt isegi ei tea, mis ma teen. Aga ma vaatan, mõtlen midagi välja. No nagu ikka mul kogemata kombeks siis trennis ma ei teinud ühtegi klipikest, vlogi, aga vaadake, kui mõnus päike paistab. Me just lõpetasime oma õhtusöögi siin terrassikesel ja nüüd me lähme ja hakkame oma prügikastile panema silti, sest et nagu te nägite, me ostsime selle suure musta prügikasti, aga seal ei ole peal mitte midagi kirjas ja meil tuleb prügiauto homme ja me peame sinna meisterdama mingi sildi peale, et nad teaksid, et on see ka olme prügikast, mille nad peavad ära viima. Ja siis me mõtlesimegi, et Ken juba siin möllab, võtame papi, paneme lihtsalt markeriga peale ja teibi ümber ja ongi teada. No tere hommikust, täna on neljapäev, ma olen taas tulnud isa juurde, sest meil on täna selline asi nagu FitLabi autojaht, ehk siis me lähme linna ja kes meid siis üles leiab kindlal ajal kindlast kohast, siis meil on koostööpartnerite poolt igasugu auhinnakotte pandud välja, nii et siis saavad endale kinki kotikese, ehk siis selline tegevus on meil täna plaanis. Aga praegu kõigepealt ma saan oma hommikusööki. Siin on siis muna, tomatkurk, natukene värsket, see on otse aiast siin, väike lehtsalatikene, tillikene ja siis midagi hommikuhelbed või kuidas seda öelda, ühesõnaga siin on mingid täistera helbed ja müslit on ka seal veits ja kohvikene muidugi, nii et kõigepealt head isu. Palun aidake, kuidas on võimalik, et see taim on siit niimoodi kasvanud ja ümber harja ennast keeranud, see on tõesti nagu ja seda ei olnud siin eile niimoodi, nii et kõik aiahuvilised, aiaspetsialistid, lilleteadjad, kuidas üks lill niimoodi kasvada saab, ta lihtsalt keerab ennast ümber. Vau, ma olen hämmingus. No nii, neljapäeva õhtukene, imeilus õhtu väljas. Ja ma tulin natuke proovin joosta ja Ken läks mingi pool tundi enne mind jooksma. Ja siin ta on. Hei! Mis sa seisad? Jookse edasi! Kätekaid teha. Mis trikki sa teed? Iga mingi 2 kilde tagant on 20 käteka. No tee siis. Vaatame siis. Tee. No. Ilusti. Vaata, kus päike sirab mingi mega ilm on. Või noh, ilus suveõhtu, ma ei tea, nii. Mis sa piibutad? Nii Mersubuss, mõni tuttav sulle? Veel mitte, varsti on. Ühesõnaga ma ka siin teen siukest tegelikult veits jookskõndi, sest mu põlv on endiselt veits, teeb valu mulle. Nii et ma mingi täiega jooksevad siuke hästi rahulikult ja siis vahepeal natuke kõnnin ka, kui tunnen, et põlv hakkab jälle tunda andma. No, punni viimased ka. Suru. Hästi. 86. Tõble, davai.
olen jooksun edasi. Jee! Nii et jah, niimoodi me siin poolmaal oma elukest elame. No nii, meil siin ralli käib, reede õhtu on käes ja Steven teleka kappi jõudis ja see oleks nüüd vaja kokku panna, siin on juhendid ja meil üks härra natukene laiskvõrst täna või? Nii vähe magas. Ken tuli koju, magas mingi mitu tundi ja siis ärkas üles ja siis ütles, et ma olen nii laisk praegu, kas viisid autost tuua mu koti ja mu akud, mu tööriided ja panna pessa. Ma tegin seda, aitasin oma laiskvorsikest. Eks sa siis puhka, eks sa oled vähe maganud ka, ma olen tegelikult nõus, sul need ööd on ikka lühikeseks jäänud. Iga päev. Jalga ja kõik. Praegu on veits jah, aga ma mõtlesin, et ma siis hakkan vast ise seda puditama, vaatame kaua ma vastu pean. No nii, paneme selle kapi siis kokku. Noh, vaadake juba ju täitsa kapi moodi asi. Polegi midagi enam jäänud. Nii, ma tegin enne väikse apsaka, aga ma leidsin selle pea üles, tuleb lihtsalt mõned kruvid lahti keerata ja mul on midagi. Nii, infoks vahepeal, et see suur kruvi, millele ma otsisin seda teistkust otsa, selle jaoks hoopis oli kaasas see ja see tuleb hoopis niimoodi käsitsi kinni keerata. Selg on juba valus sellest tööst, ma ütlen. Ühesõnaga selle võid siia. Ja siis keerad. No hei, hopsti käes on uus nädal, esmaspäev ja minul on nüüd puhkusel nädal, ehk siis mul on puhkus ja muidugi on mul puhkusel terve nädal iga päev vihme mingi 17-18 kraadi. Väga õnnetult läks, aga noh, teate, mis seal ikka, ei tasu ennast sellest lasta nüüd siin mõjutada, on ju. Ja praegu lähme IKEA-sse, nii et ma vaatan, äkki ma leian sealt midagi huvitavat kuju veel ja siis oleks plaan käia täna kindlasti K-rautas, sest ma leidsin K-rautust kardinad. Huvitaval kombel K-rautas oli sellise mõõduga kardinad, mis meile sobiksid, nii et tahaks vaadata, äkki ma leian K-rautust kardinad täna. Aga eks ma võtan kaasa ja vaatame, mis me siis leiame. No nii, siin mõned asjakesed sai shopatud, hiljem näitan täpsemalt ka, aga praegu tuleb kiirustada ja tormata edasi. No nii, väike infokilluke siia vahele veel, et see korter, kus me enne siis elasime, sai nüüd täna lõpuks müüdud. Ehk siis mul oli just notar, nii et selle korterikese ma sain nüüd ära müüdud. Ja nüüd me kuskil autod aparkid. Ühesõnaga, me läheme K-rautasse ka. Siit tahaks, nagu ma ütlesin enne, kardinaid. Ja siis mulle tuli mingi seebidosaatoreid ja mingi mõte mul oli, et võib-olla efektvärvi osta või seda struktuurvärvi. Siis ma tahaks seina värvida paaris kohas teistsuguseks. Nii et lähme vaatame, kas me leiame K-rautast need asjad. Ja nii me käisime K-rautas ära, mõned asjad sealt sain, ma pärast näitan neile siit taga, aga nüüd me käisime ka Decoras ja Decoras ma tegelikult sain selle, mis ma tahtsin, ehk siis selle Rost efektiga värvid. Siin on 2 värvi, mida ma siis hakkan omavahel nagu miksima, siuke pruunikas, natuke oranžikas, siuke pronksikas või? Roostaja, sorry. Ehk siis siuke huvitav toonikene tuleb meil siis teleka taha seinale, on plaanis. Meil oli eelmises kodus ka see sarnane ja nüüd siis teeme ka, vaatame. Seda ma hakkan siin mõni päev värvima. Aga nüüd küüntesse, teeme need küünekesed veel korda. Ken on jõnelik selle üle, et ta saab oodata mind küüntes. Aga midagi ei ole teha, lihtsalt kaugelt linna käimine, selline see elu on. Tuleb koos need asjad ära teha. Praegu vähemalt ja siis peale seda saame koju. Jah. Maga muidugi jah. Maga. Hello! Veel on teisipäeva hommik ja nagu ma ütlesin, siis mul on puhkus. Reaalselt kell on juba 1 ja ma ei ole täna teinud mitte midagi muud, kui tõusin üles, söönud oma hommikusööki, jäänud kohvi ja vaatanud vampiiri päevikuid. Nagu ma kunagi ammu vaatasin mingi paar osa vampiiri päevikutest
ja reaalselt mingi täiesti kuskilt suvalisest keskmisest hooajast. Ja mind nagu, ma ei tea, noh, mingi mega hullult ei kõnetanud see seriaal. Ja siis nüüd ma kuskil jälle nägin, et keegi vaatas seda. Ja siis ma mõtlesin, et okei, juhuslikult ma just Netflixis nägin ka seda uuesti. Ja kuna mul hakkas puhkus ka nüüd, siis ma mõtlesin, et noh, kuna ilmad on ka nii jamad, on ju, et siis ma äkki avastan mingi uue seriaali, mida vahepeal vaadata. Ja siis ma paningi selle vampiiripäevikut käima endale eile õhtul. Ja nüüd mul on mingi 6 osa vist juba või. Ühesõnaga nii, et vaatame siis, kui kaugele ma nende vampiiripäevikutega jõuan. Aga jaa, teen teile varsti väikse haulikese ka eilsetest ostudest ja vaatame, mis me selle päevaks peale hakkame. Nii, ma mõtlesin, et ma teen sellise väikese haulikese siis, kuna ma eile käisin siis Ikeas ja ka Rautas ka ja Depoos ka tegelikult. Ei, mitte Depoos, vaid Decoras. Igal juhul, tegelikult ei olnud üldse plaan minna, aga kuna ma olin eile juhuslikult isa juures ja mul siis Sille, ehk siis isa abikaasa ütles, et tal on vaja Ikeas käia, siis ma mõtlesin, et okei, ma tulen hüppan ka siis kaasa, et äkki ma siis leian ka endal miskit pudi-padi sealt, sest et noh, praegu koju on ikka igasugu asju vaja. Nii et ma käisin, haarasin Ikeast mingeid asju ja ma näitan, mis ma siis sain. Ühesõnaga, see tegelikult oli ka Rautast ja see on vannitoa põrandavaip. Ma näitan pärast, kuhu ma need asjad kõik laiali ka panen, aga vannitoa põrandavaip. Siis need on värvid, mis me siis saime Decorast. Need on siuksed nagu rooste värv, oranžikas, pruunikas, seinavärvid. Ehk siis ma tahaks tegelikult seda sama, ma arvan, siit on natuke näha seda tausta teleka taga olevat seina värvida siis teist värvi. Ja meil eelmises kodus oli tegelikult selline roostekarva värv ja see oli väga lahe. Kuigi ma ütlen ausalt, ma praegu natukene nagu kahtlen, ma ei ole üldse kindel. Kas ma tahan nii tumedaks seda siit teha, sest mulle praegu tegelikult isegi meeldib see hele vaip ka. Aga ma juba ostsime need ära tegelikult, nii et vaatame, mis saab. Siis ma ostsin lihtsalt mingi lõikelauakese. Meil on tegelikult täpselt samasugune olemas ka, aga ta on nagu hea lõikelaud, värske uus, võib-olla vana on juba nii kasutatud ja teiseks ta on nagu hea alus ka, et noh, serveerida mingit snäkilaudu teha ja nii edasi. Siis selline, see on siin natukene peab sättima, kunsttaim muidugi on ju. Natukene on vaja teda siin sättida, aga ühesõnaga lihtsalt siukse potikesega ma mõtlesin mingi, noh, nunnu kuskile vannituppa panna. Annab natukene värvi juurde. Siis ma võtsin Ikeast klaasid, ehk siis lihtsalt nagu joogiklaasid. Siin on 6 tükki sees, see maksis ainult mingi 7 eurot vist. Jah, midagi sellist. Ehk siis nagu 6 tavalist joogiklaasi tegelikult. Vaatan, kas ma lihtsalt siuksed klaasid tavalised. Aga meil on jah klaaside puudus, nii et väga hea hinnaga ka veits klaase juurde. Siis lõhnaküünal Ikeast. See on arbuusilõhnaga. Ja see on nagu, see on nii hea lihtsalt, see on täiesti crazy, see on nii hea. Siis see rullikene, see on mingi 50 senti. Siis see ja pintslid, need on siis selle värvimiseks, on ju, kui ma seina hakkan värvima. Siis ma võtsin 2 sellist kausikest. Meil on olemas samasugused taldrikud kodus ja ma olen nagu puudustunud, et tahaks nagu veits sellist kergelt kaussiast, sest meil on nagu taldrikud ja siis on nagu täitsa nagu kausid, nagu mingid pudrukausid, aga sellist ei ole, kust on hea nagu näiteks mingi pastat süüa või kuidagi. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma võtsin ainult 2 tükki, sest noh, elame kahekesti on ju, et ma ei hakanud nagu praegu liiga palju tead laristama. Mõtlesin, et ma võtan vähemalt meile, saame meie ilusti süüa. Siis siin on siuksed need kastid, ma ei ole proovinud, ma loodan, et need lähevad üles vannituppa. Ehk siis meil on vannitoas need sahtlid ja siis ma tahaks sinna panna niimoodi, et ma saan sorteerida oma asjad ära, sest praegu mul on kapi peal selline suur kast ja siis seal kasti sees on kõik nagu mingid potskud ja kreemid ja no igasugused, teate, siuksed naiste pudi-podid on ju. Et siis saaks siia ära panna ja siis saaks kapi pealt nagu tolle suure kasti ära, need panna sahtlisse, kui need sinna mahuvad, ma loodan, ja siis saab sahtli kinni panna. Ma pean katsetama, nii et võib ka juhtuda, et ma panin nendega pange, aga loodame, et mahub. Siis ma ostsin, need olid ka reas, ma pean ütlema 70 senti tükk. Siis ma muidu, meil üks korvikin on, mis on sahtlisse mahtus ja too oli Jyskist, aga ta oli mingi 4 euri. Ma muidu mõtlesin, ma lähen ostan Jyskist, no 4 eurised, aga see oli 70 senti. Siis ma mõtlesin küll, et okei, ma pean ära ostma, et isegi kui läheb mööda, küll ma leian neile mingit muud kasutust kuskil mujal sahtlis. Et nad on nagu nii hea hinnaga. Ja siis ma ostsin selle väikese bioprügikasti, sest meil on nüüd biojäätmed ka eraldi ja siis ma mõtlesin, et okei,
siia saame siis panna oma peoasju ja see on siuke hästi hea pisikene, mahub nagu sinna prügikasti kraanikausi alla ilusti ära. Siis vetsu võtsin veel vetsupodiharja. Meil on praegu ainult allhari olemas, üleval ei ole, nii et võtsin üles ka täpselt samasuguse kusjuures. Ja siis võtsin selle kätepesupaberi. Kätepaber, ongi kätepesupaberi, kätepaberi selle, et saab siia panna, muidu meil kogu aeg nagu see rull on seisnud minu arust vist suht niisama kapi peal. Ja siis ma võtsin ühe siukse suure küünla veel. See lõhneb ka. Virsik-oma on väga hästi. Mulle küünlad meeldivad, nii et küll ma saan neid küünlaid siin kuskile ära toppida. Ja siis on mu üks lemmikuid asju vist, mis ma sain. Selline. Nii ilus. Baasikene. Ja need lillad on nagu ülinõunivad. Ma arvan, ma panen need, ma praegu siit kaugelt juba nüüd vaatan. Veits sobivad laua peale. Et need lähevad mul lihtsalt söögilaua peale, annavad natukene sinna seda värvi juurde. Ma näitan ka pärast jällegi muidugi, kui ma need kõik asjad kuskile laotan ära. Ja siis kingalusikas. See oli kõrjas mingi 1 euro. Ja igest vist rohkem ei olnudki. Paar asja siin oli ka raudtast ka. Nii et igest, kõik asjad olid nagu suht odavad ka ikka. Ma võtsin nagu, vaatasin ja valisin ka vahepeal mingid asjad nagu nii odavad, et okei, viskan lihtsalt korvi ja nagu mingid eurised. Ja küünlad ka, see oli mingi 1,50 vist. Ja ühesõnaga siuksed väga head hinnad ja see oli ka kokku 5 eurot või? See pluss see. Või 5,50 või midagi sellist. Need on 2 jupis on ja see oli mingi 4 ja see oli ka äkki 1,50 või 2. Et mingi 5 euriga, 6 euriga saad endale nagu siukese väikese sisustuselemendi jälle minust ülihea. Ja ka raudtest võtsime selle, sest meil praegu üleval duši nurgas siis ei ole kuskil seda kohta, kuhu panna oma šampooni, dušikeele on ju siukseid potskusid. Ja siis me muidu mõtlesime, et paneme siis seina peale, on ju, puurime mingi riiuli sinna, paneme sinna. Aga siis me nüüd nägime juhuslikult ka raudtes, et saad nagu üle selle klaasi ääre hoopis panna. Ja siis mõtlesime, et okei, et siis me ei pea hakkama mingit seina puurima ka. Paneme üle selle duši nurga, duši klaasi siis selle ja siis siia paneme oma potskud sisse. Äkki mahub ära. Ma pärast katsetan. Nii, ja mis meil veel on? Siis ma võtsin selle sebidosaatori ja siia lähevad siis hambaharjad ja hambapasta. See tundub natuke väike, aga ma loodan, et on okei. Need lähevad siis ülesse korrusele. See on nagu ta ei ole päris tavaline valge, võtta on siuke kirgelt täpiline. Igal juhul võtsin need ülesse ja siis alla vetsu tähendab, kuna meil on seal siuksed tumedad, on ju pruunikad toonid ja siuke tume puidune, siis ma võtsin sellise tumeda. Ma ei tea, kas seda on näha ka kaugelt, aga ta on nagu ka siuke veits nii-öelda mitte lihtsalt pruun, vaid siuke nagu puidu imitatsiooniga või siuke triibuline natukene. Ja siis on mul siin väetis. Ehk siis meil on need elupuud ja elupuud on päris paljud juba lähevad veits pruunikaks, oranžikaks. Mõned kohad ma näen, et mõne elupuu me võib-olla peame üldse ära eemaldama. Meil on väga palju neid elupuid, aga ma näen, et need on nagu natuke hädas omadega. Ehk siis me võtsime väetist ja peab korralikult väetama ja kastma hakkama siis. Ma ei ole seda mitte kunagi elus teinud, et ma lihtsalt hakkan mingi guugeldama põhimõtteliselt ja otsima täpselt, kuidas, kui palju, kuhu panna ja nii edasi. Kuigi praegu lubab vihmaseid ilmi, ehk siis äkki see vihm teeb nagu pool kastmistööd minu eest ära. Aga väetisid on vaja mingi hetk alla panna. Ma ei tea, kas ma täna jõuan selleni, et võib-olla täna tegelen siin muude asjadega ja homme siis praegu sajab ka, et päris vihmaga nagu ei viitsi vist väetama minna. Ehk siis kui kunagi vihm jääb ära või homme, siis ma lähen väetan ka ja tegelikult me võtsime muruseemet ka. Sest meil on siin muru peale tekkinud mõned nagu kohad veits, kus ei ole nii palju muru on, siis siuke on ju veits nagu auklik ja mullasem. Ehk siis natuke fiksime seda muru ka ära, paneme sinna seda seemet veits, et hakkaks seal ka muru taas vuhama. Vot, ja nüüd ma lähen panen need asjad siis kõik kuskile laiali ära. Ja kusjuures meile tuli lamp ka kohale ära, see on siis lamp, mis läheb, ma olen näidanud, et ma tahan sinna trepi üles keskele. Seal on näha need juhe ka ja ma tahan sinna rippuma ühte lampi ja see lamp on nüüd siin. Toodi meil ära, aga ma ei tea veel, kuna me selle üles saame, sest et ilmselgelt selle jaoks on vaja üksi seda ära pane ära, ilmselt on mingit lisarõdelit vaja, mingeid imeasju kuidagi, et sinna üles saada, nii et sellega läheb veits aega, aga vähemalt on olemas. Ja mis veel, siis ma sain koostöö raames endale sellise asja ja
see on siis selline uus toode, kus on kõik erinevad, siin on nagu puhastaja on ju, siis on mingi teine puhastaja, koor ja mingi lotion. Siis ma ei näe nii, siin on see peal, ühesõnaga mingid kreemid on ju, seerumid, need silmapadjad, mingid niisutajad, et sihuke 7-sammuline nagu rutiin siis enda naha heaks ja nüüd ma saan seda siin katsetada. Mulle tundub väga põnev, ma loodan, et see tõesti on hea, et ma väga hea meelega, tegelikult mul on suht nagu näotooted otsas ka, et ma väga hea meelega kasutaksin seda. Nii et ma hakkan siin katsetama ja eks ma annan teile ka tagasisidet, kuidas selline tootekene on. Nii, ma näitan vannituba praegu, siin on mingid rätikud, siin on kõik need šampoonid, potskud, siin on see suur kast mul, kus mul on enda igasugu pudi-pudi asju sees. Kuperta siin. Igal juhul siis siin on need hambaharjad pastadel, rätik ja seal on lihtsalt mu meigikotikene. Ja selline on see ruumike praegu, nüüd ma hakkan seda siin veits proovin teha natuke viisakamaks ja saan äkki siis need kõik asjad siit ära pandud, nii et vaatame kohe, mis meil sellest saab. Nii, vaatame, kas need lähevad siia 3 tükki kõik järjest ja see taha jäi veits ruumi, super. Nüüd ma saan oma need pudi-padi siia ära tõsta, näed, see saab täpselt siia taha minna. Nii, ma nüüd näitan, on ju, see sai siia rippu, sinna said asjad peale. Siis sinna ma panin siukse väikse taimekese ja küünlakese juurde. Siis siin on need dosaator on ju, hambahari pasta. Sinna panin ka väikse taimekese ja siia vetsupoti kohale panin ka sellised 3 väikest taimekest. Ja see on ka uus, selle ma nüüd ka just ostsin. Nii et ja põrandale panin sellise beežika, pruunika, vaiba. Ja nüüd on siin selline, ma ei ole kindel, andke mulle teada, ma igas loogis milleski ma alati kahtlen, aga andke mulle teada, mis te arvate nendest 3 väiksest taimekesest seal peal. Kas need on proportsioonist kuidagi? Ei ole, tegelikult vist on normaalne. Ehk siis seal võiks tegelikult olla midagi veits suuremat, aga samas praegu mul ei ole midagi suuremat, nii et andke mulle teada, kas see 3 on nagu veider või tegelikult on täitsa okei praeguses hetkes. Nii et siuke ta mul sai. Ja me oleme jõudnudki video lõppu. Suur aitäh sulle, et sa seda vaatasid. Anna meile kommentaariumis märku, kuidas sulle meeldib meie köök või laud või vannituba, mis iganes. Kuidas sulle meeldib, mida sa võib-olla teeksid teisiti. Ja iga arvamusmõte on täiega oodatud. Ja ärme unusta, teeme 150 laiki. Nii et like ja näeme juba järgmine kord. Tšau!